kõige pidulikum jõuluaegne ja ülestõusmispühade valge, siis pannakse need rohelised sinna ojukappi, see liuklaakrite pealt libiseb sinna kapi sügavusse ja võetakse see valge ja pannakse siis kirik valgesse ehtesse. Ja need on siis niimoodi reaalselt seal Ageri kirikus kõik teostatud. Üks värv on väljas, see on siis altarisein, altari kapisein, altari seina peal rektaablil on muidugi Kristuse kuju. Ja see on siis kantsli, kus õpetaja jutust peab ja see on kirjapõld, kus antakse teateid ja siis mälestatakse ja antakse inimesi eestpalvele ja need kolm siis moodustavad ühe liturgilise värvikomplekti. Ja kogu see seeria siis sai alguse 2011 ja valmis olid nad 2013. Nii et niisugune päris mahukas töö, neid ei ole nagu minul, ennast tegi mul ammu kodulehekülje juba 2000, aga kuna see on .com, siis ta on nagu tutvustuseks, et aitaks ära elada ja niimoodi. Seal ma seda pole kajastanud, sest see oli suurelt jaolt missioonitöö. Ma võtsin sellest ainult elektri ja materjali hinna, sest see on nagu minu kodukirik ja ma mõtlesin, et see ei ole nagu selline, et ma peaks seal nüüd mingisugust hinda leidma seal ja materjal oli palju kingitud, nii et võib ju oma loometööd siis kinkida sellistele vaimsetele templitele. Ja siis, minul oli nagu tegelikult võib-olla ma oleks võtnud selle uhkema nagu selle valge, aga nendele nagu meeldis see kuidagi, et niimoodi, et nagu ma ei mäletagi, kuidas nad seal seda seletasid ja omavahel arutasid ja see võib-olla natuke liiga etnograafiline või paigatruu. Aga siis ma natukene räägin sellest ka, et need on niisugused kirkad, rõõmsad, see on niisugune kevadvärvides maakirik. Seal on valge ja heleroheline ja lagi on õrnatatud elevantiluu ja rohelisega nüüd hästi helge ja tore on see Ageri kirik. Ja miks siin on niisugused rõõmus roheline, et ma küsin kirikuõpetaja käest, et mina paneks ikka värvi ka ja siis Jüri Valsar ütles, minule värv meeldib, pane ikka värvi. Ja siis ma ütlesin, et mind inspireerivad need paepealsed lilled, mis seal Ageri tee ääres on Koilast jalgrattaga 6 kilomeetrit ja ilusa suve ilmaga imeline 2 pool maanteed, siis tohutult neid igased pure ja karukelli, karikakreid ja kirikakraid ja kassikäppu. Ja mõtlesin, et ma teen need lillepärjad ja et siis need kristlikud sümbolid selle lihtsa maainimese looduse rõõmu sisse, siis see 2 kala ja siis püha vaimu tuvi ja siis üks on nagu ristimärgiga ja siis kordab siin nendel väiksematel paikadel. Ja et see oleks siis nagu niisugune üllas ja uhke niisugused võidukaared siin ja Viinamarja elemendiga siis kogu see seeria. Ja siis punane on märtrite värv ja Ageri kirikaias on just need vanad 17. sajandi ristid, et märtrite värv ja need paeristid nagu seal on selline, et see on paiga sümbol. Ja see on siis selline paast ja meeleparandus, novembri aeg, hingede aeg, et seal on siis niimoodi, et kui inimene lahkub, siis süütab võlvil ühe tähe ja see on siis, kellel see tähe tõus on lühikest aega kestnud, kes on pika elu elanud ja siis need piirgavad oma valgust nagu maa peale ka. Ja need on ka siis selles kõigis nendes 5 liturgilises värvis ja mis värvis valgust siis nagu keegi oma eluaja leitis või
kuidas ta heidab teiste mälestustes, et noh, siin on nagu selline mõte. Ja siis see nagu halvasti on võib-olla näha, võib-olla see on nagu kõige sellisem nagu noh, kuidas ma ütlen, et pimeduse sees on sellised sähvakad, mis annavad siis teada, et on keegi olnud ja tema mälestuseks on siis selline ristikene taevas, et vaatad tumedasse öösse, aga sealt vaatab sulle vastu väga palju mälestusi ja need on kõik tähekujul. Et siis selline oli siis Kohila valla ja Ageri kiriku koostöövalik aastal siis 2011 märtsikuus, sest 2011 jaanuari lõpus väga külm ilm oli, ma olin Alevis, toidupoest tulin ja toidukott oli nii ära külmunud ja telefon heliseb noh ikka kõige all, eks ole, ja koban siis kangete kätega selle telefoni välja ja helistab siis Jüri Valsalu, ütleb, et me siin kogudusega mõtlesime just seisuses, et meil on nagu selline kirikuvärvid, et oleks nagu paremat vaja ja kuidas see oli, neil oli niimoodi, et nendel oli iga liturgilise värvi kohta oli üks tükk kangast ja see tõmmati siis ümber altari seal nii ja siis seal kahes kohas olid naelad ja sellest valgest penoplastist olid lõigatud siis tähed alfa ja omega, algus ja ots. Ja siis sinna naelte otsa, siis vastavalt, mis värv seal oli kiriku aastas, siis pandi jälle uuesti siis see alfa ja omega. Ja see kirik oma toreda väga musikaalse ja selline suguvõsade kaupa kogudusega siis niimoodi lihtsalt ajaski läbi, kuni siis tuli aeg, et pöörduda oma kodukoha kunstniku poole ja tellida siis. Millal seda musta vaipa, mis hetkel see välja pannakse? Neid ei olegi. Neid ei ole välja pandud, kuna need ei jäänud valikusse. Aga need, seal on ka mustad. Ja see peaks olema väljas hingede päev. Ja et saab tellida ka matusteks. Nii et kui inimene nagu on suure tutvusringkonna kui suguvõsa või ikka tähelepanuväärne inimene, et siis on suurem matus, siis ehitakse kirik ikka niimoodi üliväärikalt ja saab nagu tellida. Aga kui satub nagu see surnute mälestuspäev ja mingi päev oli vist veel, et seda on kasutatud, aga mitte palju. Et nüüd on sellest ju möödas palju siis 7-8 aastat, et jah, mõne korra on kasutatud ja paar korda on ka matustele tellitud. Aga jah, minu eluaegne sõbranna on kunstiteadlane Anne Untera, kauaaegne Kumu graafikakogu hoidja ja tema ütles, et see must kõnetab teda niimoodi, et ta kohe mõtleb pikalt ja lülitub välja. Kavand on kavand, aga elus on need niisugused ka jälle seesama 5 värvi siin nendes träpsukestes, mis siis sinna universumisse siis niimoodi oma jälje on jätnud ja tal on siis, need on valged nagu valgus, aga siis need ristikesed, need siin peal on siis selle 5 värvi. Et niisugune lugu siis välja jäetutest ja siis kasutatavatest. Aga see lugu, kuidas te mõtestasite, et mis sümbolid on jah klassikalised, aga kas või see hall, see must, need valged träpsud ja siis see lilla, et see lugu oli ilus, mis te rääkisite. Kas see on teie oma lugu, et kuidas te selleni jõudsite, kaua see võttis aega, et selleni jõuda? Ikka päris palju jah, et see materjal, mis siin on nüüd kogutud, siin on see
see skeem, et kuidas seda külje pealt sai nagu seda teha ja mis jäi püstipidi ja mida sai kõikipidi ja siis see materjal kõik siit, aga see niisugune sümbolite kasutamine ja noh, kuidas see võiks olla, see on ikka kuidagi noh, nagu isiklik, lähed seal pimedas öös neid küünlaid sinna kalmistule, minu omaksed oma toks Rapla kalmistule, noh, vanaema koguduskuuluse järgi. Ja siis noh, mõtlen, et vaatan, seal on nii palju, et kuidas see paistab. Ja et noh, et see mõte tekib siis niimoodi, et selle ma kujundan niimoodi. Aga aga noh, ma loon sellele niisuguse mõtte siis, et noh, mina näen seda kuidagi niimoodi, et sealt vaatab ju mulle müriaad inimesi, maakera on nii vana ja enne Kristlust on ju olnud kõikvõimalikke noh, uskumusi, usundeid ja mida, et nimetatagu kuidas tahes, aga need inimesed uskusid ka ja kõik kuskilt helgivad meile vastu, et noh, see on oma müügilugu ikka nagu kõik ja noh, kas või see sõidan rattaga sealt, näen, et nii palju lilli ja siis see niisugune lilla, et see elukaar ja noh, ma lugesin ka siis niisuguseid eksistentsiaalseid asju nagu ja noh, see on puhtalt need Ageri kirikuristid seal ära nähtud ja see meeldis mulle see niisugune Bütsantsi vanaema laulis, kui ma olin väike, et kuskil on pärlist väravad ja siis mõtlesin, et oi, aga ma teengi need pärlist väravad ära, et noh, tal on niisugune kõrge ilus soprani hääl, siis luges, noh, Vetsatalus ei saanud ju kirikusse minna, ei olnud teid lahti aetud, siis ma olin seal alati nende juures vaheaegadel ja et noh, et see niisugune, see on, noh, siin ta paistab noh, nagu kullase häälliga, tegelikult see on kullaga või noh, niimoodi kullavõimega. Et noh, et see oma vanaema lauldud pärlist väravat pudusin siia sisse ja noh, ikka, ega need asjad on ikkagi noh, suures osas ikka oma müüdi tasemel. Aga noh, need on niimoodi, et need on raamatutes ja toreda loo tahan ikka veel rääkida vähemalt ühest vaibast. Jah, et välja jääb see kirjaga.